Nii, tere hommikust Heleri uuesti. Tere! Meil on esimene osa ka juba tehtud, vaadake seda ka, kuidas Heleri saabus Tallinnasse, tuli bussiga, kimas uksest sisse, energiline, teatas kohe, et ta armastab väga saia süüa, saime teada. No ühesõnaga, vaadake see esimene osa ise üle. Nüüd sa siin oled ja meil oli ikkagi põhiküsimus, mille ma esitasin ja kõik esitavad, eks ole, miks sa ei ole juba Tallinnasse kolinud, sest sa käisid nii kuramuse tihti. Sellele ta vastas ka juba eelmises intervjuus, me ei korda seda. Aga ikkagi ma tahan selle, nüüd ma loen kõik ette, mida sa teed. Oh jumal, Ringvaade, maahommik, laske mind lavale. Isiklikult vaatan seda, mulle tohutult meeldib. Nii tore! Ja ma tahan siin alla kriipsutada, laske mind lavale. Miks sa ei ole näitleja, Heler? Ma ei saanud lavakasse sisse. Kas Maire Aunast ei öelnud midagi sellist, et sa lähed televisiooni tööle, kui sa oled läbi kukkunud näitleja või midagi? On öelnud küll. Ma ei ole kunagi nii mõelnud ise, aga ma ei nagu praegu, kui ma olen vanem ja targem, siis ma vist ei tahaks ka, sest ma vaatan, mis need samad noored peavad tegema seal saates ja ma... See on kohutav. On küll. Ma mitte iial oma elus vabatahtlikult ei läheks ja ütleks, et andke mulle selliseid ülesandeid, nii et selles mõttes ma hea meelega käin teatris, aga istun publikus. Just. Aga sa oleksid... Aga miks sa selline inimene on? Doktor Saagim küsib, miks sa ei ole selline inimene? No, paljud on ju ühe korra läbi kukkunud ja ei ole saanud. Nad proovivad teist korda, nad proovivad kolmandat korda. Kas sa said järsku mingi trauma sealt ikkagi? Oli midagi õudset või? Kogu see kogemus üleüldiselt oli õudne minu jaoks. Ma kui ääre pealt oleks öökima ja... Jah, absoluutselt. Aga ei, mitte vist traumeeriv ei olnud. Ma lihtsalt võib-olla sain aru, et ma ei ole nagu lava inimene ja see on ikkagi väga raske töö. Vaata, kui sa oled noor, siis sa kujutad ette, et milline glamuur ja kõik elu. Aga tegelikult see on ikka raske töö. Et nüüd, kui ma olen vanem ja tunnen mõnda inimest, kes teeb seda nagu palgatööna igapäevaselt, siis ma järjest rohkem saan aru, et ma ikka tegin õiged valikud elus. Aitäh! Aitäh! Jeesus! Ma koodule räägin täpsemalt veel, ma tulen veel juurde. Too juurde! Issand, mis toimub, me sööme paksuks ennast ju. Võta lonks kohvi vahepeal, saab ma võtan ka. Südame küll. Ai, sealt tuleb veel, oh my god, mis toimub? Sa oled hull. No, kõike peab proovima. Fotograaf, paluks pilti. Aitäh. Ja, las ta teeb, muidu see on kõik ära. Nii, ühesõnaga, kuhu me nüüd siis jäimegi? Rääkisime, näitlejaks ei taha saada. Nii, sellega on kord. Aga kui täna keegi kutsuks sind mingit väikest sutsakat või järsku sa oled teinud? Ma olen teinud, jaa. Täiesti küll, ma pidin ainult noogutama. Aga see oli mingi Ergo Kulla, see, mis iganes see nimi oli. Legend eluajal, see spordiuudiste toimetuse sarist. Seal ma pidin mängima psühholoogi ja noogutama erinevate nägudega ja see oli mu jaoks juba kirjeldamatult raske ülesanne, nii et selles mõttes ma vist jah. Nii, aga siis tuli see üks hetk ja lavakasse sisse ei saanud. Kas siis tuli see ajakirjanduse teema või? See juhtus kõik hästi nagu kogemata, sest mul vedas nii hästi, et ma olin nagu koolis hästi tubli õpilane ja siis ma tegin olümpiaadil nii hea tulemuse, et ma sain Tartu Ülikooli nagu igale erialal põhimõtteliselt sisse, kui ma oleks tahtnud. Ja ma siiamaani mõtlen, et võib-olla kui ma oleks pidanud vestlusega astuma ajakirjandusse, siis ma ilmselt ei oleks saanud, sest et see pärast, mida teised kõik rääkisid, tundus nagu päris selline hirmuune nagu. Aga jah, siis ma hakkasin välistama, et ma ei ole nagu reaalainete inimene ei ole ja siis ma tegin katset kultuurikorraldusse ja psühholoogiasse ajakirjandusse ja kuidagi ajakirjandus tundus nagu äkki on tore. Psühholoogiks sa sobiksid, kui ma hakkan praegu mõtlema jube hästi. Sest sa tead küll, mida inimesed räägivad su kohta, et täna oli ka, et kui ma ütlesin, et ma tulen sinuga Heleriga siis intervjuud tegema. Inimesed mõõtab ka nagu sula või oi, Heleri ja me armastame teda, ta on nii nunnu. Ja mida sinu puhul on nagu armastatakse ja mida ma olen mõelnud, et ma peaks ise ka seda harjutama. Kui teine inimene räägib, palun kuula teda päriselt ja sa oskad seda teha. Sina ka absoluutselt. Ei, no ma natuke plähmin ringi ja olen liiga intensiivne ja ajan oma jura vahele, aga sa tõesti kuulad ja seda on kohe ekraanilt näha ja psühholoog, mis psühholoog, ma ütlen, et võta endale igaks see mingi see ajakirjaniku amet, vaata, siin võib joosta juhe kokku, on ju, tead küll.
et eriti maksta ka, psühholoogidele makstakse rohkem, siis mine päriselt seda veel võta lisaks, sest mina arvan, et sa oled see inimene, kes suudaks aidata päriselt ka. No jah, võib-olla tõesti. Ühel päeval peaks mõtlema selle peale. No mõtle, kas võiks olla mingi alternatiiv või võiks tulla see hetk, kui sa mõtled, et nii, nüüd aitab ajakirjanikuna, ta on armas töö küll, aga ma ei suuda. Nii kui igav hakkab, siis ilmselt tuleb. Praegu veel ei ole hakanud. Nii et... Aga ei saagi hakata, sul kogu aeg erinevad inimesed vahetuvad. Mõtlengi, et praegu on nagu huvitav. Aga no tõenäoliselt kindlasti ega elu lõpuni ilmselt ei jaksa ju teha ühte sama asja kogu aeg. Nii et... Aga värsku lõpetad prillidoosis. Siin on nii pikk järjekord juba, et ma arvan, et mina ei jõua seda ära oodata. Okei. No selge, aga räägime natukene, kus kõige rohkem inimesed võib-olla sind teavad, kuigi sa täna oled ka saates Laske mind lavale, eks ole, Maahommik, aga Ringvaade, mis mind nagu ennast ka erutab, sest sa teed seal põnevaid intervjuusid, kohe ta läheb tegema intervjuud rongiga, Elroniga, sest ta küsib, miks see rong nii väike ja lühike, aga kuidas sul need asjad sünnivad, et kas sa mõtled need teemad ise välja, kas sa otsid need inimesed ise üles, või sulle antakse ülesannet kätte või kuidas see värk käib? Ta vist üsna pooleks, et eks ma isegi enne kui ma siia tulin, siis see töö on nagu suures osas lihtsalt scrollimine, et vaatad, et äkki jääb midagi silma. Aga jah, ma arvan, et umbes niimoodi pooled teemad ma toon ise ja pooled teemad ütlevad toimetajad, et nägin seal kuskil mingit lahedat asja ja küsi, et kas nad tahaks ja oleks valmis. Ja selles mõttes tõesti mulle siiamaani tundub, et maailma kõige huvitavam töö, et ma saan ju teha kõike, ma saan käia ongi tegemas uuslavastustest lugusid ja samas, ma ei tea, mingite spordiinimestega teha lugusid ja käia, ma ei tea, sukeldumas vahepeal, kui vaja ja mängida võrkpalliproffidega võrku ja ühesõnaga kõike, mis vähegi suudaks ette kujutada. Selles mõttes mu meelest see on kõige lahedam töö maailmas. Issand, sa käisid jääaugus ka. Ja see on väga tore. Aga siiski kogemus, saan öelda, et olen käinud. Tõenäoliselt vabatahtlikult ei oleks mitte kunagi näinud. Sul on mõni asi, millest sa oled nagu keeldunud ka, et teil on seal, ma kujutan ette ka mingid koosolekud on ju, et võiks sellest teha ja siis öelda, vaat nüüd seda asja ma nüüd küll ei taha teha. Meil ei ole vist, vähemalt mul ei tule meelde. Võib-olla, mul endal ei tule küll meelde, et ma ei taha teha. Ma olen küll võib-olla öelnud mingite asjade puhul, et aga äkki sinna sobiks, ma ei tea, mutika paremini, aga et selles mõttes ma ei ole küll nagu öelnud, et ei, seda ma ei tee, kategooriliselt ei tee. Aga mul vist ei ole ka olnud selliseid nagu pakkumisi, mille peale ma ei tea. Kohe mõtlen saate jooksul välja, mida sa võiksid teha, midagi sellist, mida ma ise ei julgeks näiteks teha. Sellist asja ei ole olemas. Ei, on. Sa ütlesid, sul sukeldamas oled ka käinud. Ja ma vist, kas see oli sukeldumine või mingisugune ja see oli mingi selline asi, kus ma pidin pääsema uppuvast kopterist, sest mingid inimesed tegid mingid NATO, mingid tüübid tegid, neil oli ühesõnaga koolitus, et kui on hädaolukord ja helikopter upub ära, et kuidas sa siis saad välja, siis ma käisin siin kuskil mingis basseinis, kuskil Paljassaares ja siis seal lasti nagu kopter vee alla ja õpetati, et kuidas sa siis pääsed sealt. See oli küll hirmus, aga ma tegin selle ära ja osad need NATO mehed vist ei teinud, see oli naljakas. Ma arvan, nad hoidsid ka mind seal väga, et selles mõttes oli väga tore. Ja kui sa kinni oleks jäänud, ikka oleks tulnud päästma. Ma arvan ka ja selles mõttes ongi, et meil on põhiütlus Ringvaates, et surma ei tohi saada, kõike muud võid teha, surma ei tohi saada. Aga järsku, kas on olnud mingi inimene, kellega sa oled läinud intervjuud tegema ja sa oled mõelnud, et seda ma natukene küll kardan, et saba ots väriseb? Ma kardan, aga see ei olnud Ringvaates küll, aga oli see, mis möödunud aasta teatriauhindadel, kus me teadsime, et nagu ikka natuke tead eeldada ära, et Juhan Ulsak võidab lavastaja auhinna ja teda ma nagu, mul on mitte, et ma kardan teda, aga mul on väga suur aukartus tema ees ja siis sellega mul ikkagi ma ikkagi väga, et siuke asi võib-olla juhtub küll, aga mitte nii, et appi, no ikka võtad kokku ennast, midagi kui läheb, siis tuleb teha. Saab tehtud, on ju? Jah, lõpuks ikka. Kas see, nüüd ma mõtlen, et see ajakirjaniku amet, võib-olla siin vaatajad ei tea sellest nii palju, mõtlevad, et see ongi üks jube vahva asi tegelikult, on ju. Käid, vaatad, kus on midagi põnevat, toimub lahedad inimesed, teen ära. Kas seal on mingi nüüd, et võtta, võib-olla mõni läheb nüüd innukalt, mõtleb, et ma olen ka kahe vahel, kas minna lavakasse või minna ajakirjandust õppima või psühholoogiks näiteks. Kas sa oskad mingit sellist asja võib-olla välja tuua, mis ajakirjaniku ametis, reporteri ametis on midagi sellist, mida me ei näe, mis on nagu peidetud, aga see on ikkagi selline asi, mida
millist oskus võiks olla olemas? No hästi siuke klišee vastus on ju, aga ma nagu tõesti mõtlen ise selle peale, et sul peab ikkagi olema nagu närvikava tugev, selles mõttes, et need on ikkagi päris inimesed ja eriti kui sa teed meil ka Ringvaates on ja ma olen ka pardirallit teinud mitu aastat, et kui sa teed lugusid ongi vanematest, kes on kaotanud oma lapse või on kaotamas oma last või et need on ikkagi nagu päris inimesed ja päris elud, mida nad tulevad sinuga jagama ja nad usaldavad selle sinu kätte, et siis peaks seda kuidagi nagu hellalt nagu käsitsema või siidikinnastus või kuidagi niimoodi, et ei teeks nagu liiga kellelegi, et ma vahepeal kardan seda, et ma teen liiga võib-olla, kuigi meil on väga head toimetajad alati vaatavad üle ja et selles mõttes ei ole nagu üksi ei vastuta millegi eest, aga et jah, et kuidagi või ma ise olen tundnud seda, et nüüd kui mina ei ole intervjuusid andnud ja mulle üldse ei meeldi seda teha, nüüd ma annan sulle, siin aasta lõpus ma pidin oma toimetuses Ringvaates andma intervjuud, et see oli väga veider kogemus ja siis peale seda ma mõtlesin endale tundus, et kõik oli loll, mis ma rääkisin ja kõik on nii imelik ja kõik oli rääkimata, et siis nagu kuidagi tahaks, et need inimesed, kelle lugusid ma ekraanile toon, et siis neil oleks endal ka pärast nagu hea tunne või nad ei kahetseks seda või jah. See on nii hea aspekt, sellepärast, et ma panin ühe punktina endal siia kirja, kusjuures, kui ma natuke scrollisin siin, et ma mõtlesin, et vaata, mis meil ajakirjanikelt, reporteritelt oodatakse. Meilt oodatakse selliseid teravaid lugusid. Natuke peab olema seda sutsu, on ju. Sa tead, et selline õnnetus, midagi läks perse, kehvad asjad, isegi vahel lollid asjad. Ja kuidagi mul on selline tunne, et sellist nagu ärapanemist on ajakirjanduses jube palju. Kuidas sa oled suutnud loovida, sellepärast, et kui sulle tõesti öeldakse, et näe, mine tee Gert Kingoga, näed, igavene röövel ja paharik, sorry. Ja et sa pead nüüd sealt selle nagu tõmbama sealt selle vere välja nagu nii-öelda. Mida sa teed? Kuidas sa jääd iseendaga nagu balanss? Mõtlengi, et seda et see ei tähenda, et ei saa küsida teravaid küsimusi, saab küll, aga lugupidavalt ju saab ka või kuidagi nii. Kuigi mul on selles mõttes ka ikkagi väga lihtne elu nüüd. Ma töötasin ju kunagi ka uudistes, et seal oli rohkem seda, aga nüüd Ringvaates ega neid meie reporterite videolood nagu ei olegi väga sellised, olen ise endale teinud siukse elu, kus ma ei pea võib-olla väga palju tegema selliseid. Ei ole sellised skandaal. Jah, et midagi kuskilt vastandada või jah. Sest sest mina natuke kujutan sind ette, et mina ei kujutaks ette, et ühel päeval on Heleri, kes esitab väga vastikuid küsimusi, mida vahel oodatakse. Aga võib-olla saab ka vastikuid küsimusi küsida nagu kuidagi toredas sõnastuses või? Ma küll ei tea, ma ei ole vist pidanud seda tegema kunagi, vastikuid küsimusi küsima. Võib-olla olen ka. No aga näiteks, kui on mingi paharet, on seal mingi, ma ei sarimõrvaritest ei hakka nüüd rääkima, aga nagu mingi saripätt on, kogu aeg teeb pahandust, võib-olla peksab seal teisi või kiusab. No kuidas sa saad talle ilusasti öelda? Kollikene, mis sul viga on? No ei saagi, siis tuleb, siis tuleb ikkagi, selles mõttes ma arvan, mul ei ole sellega probleemi, kui seda tuleb teha, mul lihtsalt tuleb seda väga vähe teha. Kui sa tõesti oled midagi teinud, mida ei tohiks teha, siis vastuta oma tegude eest, selles mõttes siis tuleb seda seletada. Selles mõttes sa oled ka hästi põnev, et ma vaatan, et sa oled nagu, et sul on munad nagu hästi mitmes nagu selles korvis, et ma isegi olin üks suvi, sattusin Tartusse, eks ole, ja sa võtsid mu pileti ja kontrollisid piletid konkreetselt, suveetendus oli väljas on ja siis ma 2 korda vaatasin, muidugi tuttav näge inimene. Ja siis sa käid, oled garderoobis vahel, võtad riidid, annad siia-sinna. Kas sa teed seda sellepärast, et rahast ma ei räägi, rahas ei saa, aga sa teed seda, see on nii tore on teha vahel mingeid muid asju. Ja sellepärast teengi, et ma läksin vanemuses, kui ma läksin ülikooli Tartusse, siis läksin tööle ja lihtsalt praegu ma käin nagu väga vähe, ma käin ikkagi siis, kui on vaja, et kui on, ma ei tea, teised tüdrukud on kuskil ära ja siis on vaja, siis ma lähen appi. Et selles mõttes ma ei ole nagu hädaolukord.
aga see töös, minu meelest see on väga tore töö. Selles töös ma tunnen alati, et ma saan hästi hakkama, et mul on kuidagi nagu, pluss sa saad inimestega suhelda, see töö nõuab ju ainult seda, et sa nagu pead olema inimestega kena. Nagu väga, pluss mul väga meeldib teatris käia, nii et lihtsalt kui ma näen nagu kõik tükid ära, mul väga meeldib ka mitu korda vaadata asju, et selles mõttes see on nagu boonus, et ühesõnaga sa töötad teatris ja siis sa saad ka neid etendusi vaadata. Kuigi kui on halb publik, ei ole telefonis etenduse ajal, siis peab minema vahepeal ka kohutavalt närvi ka, aga üldiselt on see kõik, ütleme 80% etendustest läheb hästi ja publik on normaalne. Kas sa oled see ka, kes peaks minema ja siis ütlema kelle, ongi nii või? Inimesed on ikkagi üllatusi täis. Täitsa lollakad. 11 aastat teinud seda tööd ja mõtled, et miski enam ei üllata ja siis tuleb saali proua, kes sööb lihtsalt sellest Max ja Mooritsa nagu pakist salamivorsti keset etendust ja siis sa mõtled, et püha taevas. Mida sa teed selliselt? Palun pange ära saali siis ööle. Siis nad näevad sulle vahepeal vastu. Need on ikkagi nagu harukordsed juhtumid. Ja, aga nad on põnevad. Nad on põnevad, ja. Ja siis sa vaidled nendega nii kaua, kuni nad äkki lõpuks panevad ära väga kurja tujuga ja ütlevad, etenduse ajal käib selline dialoog või? No, me ikkagi üritame ju ka seda, me peame hästi hindama, et kas on mõtet praegu minna esimese rea keskele kaklema inimesega või mitte, et siis me vahepeal lihtsalt ootame vaheajani ära ja siis kakleme vaheajal, et mis seal ikka. Aga kui õnnestub niimoodi, et saab talle ligi, kas tagantpoolt on vabast kohti või midagi, siis tuleb etenduse ajal teha, jah. Issa, mis töö veel see on. See on väga tore töö. Mina mõtlesin, et see on lihtsalt nagu, et seal ma pean palju kurjamini ütlema, kui kunagi vist ringu otsa olen pidanud. Heleri oskab olla kuri ka. Seal peab olema küll kuri. Vau, sellisena ma sind ette ei kujuta. Ausalt öeldes. Loodan, et ei pea väga tihti olema, et inimesed oskavad käituda, aga vahel ei oska. No, nagu ma siin selle litaania ette lugesin ja sa veel sinna pikkisid veel vahele, mida sa vahepeal teed. Kas sulle endale ei tundu, et sa teed ikka päris palju asju? Kuidagi vahepeal isegi hektiline. Hektiline on küll, aga samas ei tundu, et liiga palju on. Ma tegin vahepeal rohkem. Ma mõtlen, et ma mingi hetk ju töötasin nagu poole kohaga Tartus uudistes edasi ja töötasin samal ajal Ringvaates täiskohaga ja tegin mingeid projekte, et siis oli küll palju. Kui ma praegu mõtlen selle aja peal tagasi, siis ma seda enam ei jõuaks küll mitte kunagi teha. See oli kõudne. No lihtsalt nagu puhtalt jõudluse mõttes. Aga praegu on kuidagi need asjad nagu jagunevad ära. Mõnusalt. Jah, et ei ole liiga palju, et ma saan ju täpselt. No need bussisõidud ma saan kulutada kenasti monteerimisele, selle aja saab ära kasutada, et selles mõttes, jah. Kas sa monteerid ka ise oma saate? Me teeme nagu read ise valmis, selles mõttes, et siis toimetavad üle ja režissöör paneb pildi peale ja teeb ilusaks, aga et nagu põhja peab ikkagi ise tegema valmis. Okei, mina mõtlesin, et sa käid ainult tegemas. Okei, kas sul hobideks ka jääb aega? On sul mingit sellist, kood näiteks või õmbled või? Ei koega, ma olen kohutav käsitööline. Veel, võib-olla see aeg tuleb ükskord, kus ma avastan enda jaoks ristpistevõlud, aga veel ei ole see juhtunud. Aga on sul aega üldse hobideks või ongi see töö ongi su hobi? Töö on mu hobi, aga ma käin väga palju teatris. Eile käisin vaatamas skandaalset identiteedikabareed, mis oli suurepärane. Väga tore. Et ma tõesti katsun nagu kõik õhtud ära kasutada, mis mul on vabad ja kui mul on vähegi energiat, et käia teatris. Ma tahtsin hakata käima rahvatantsus see aasta, aga ma ei jõudnud ühest trennist kaugemale, aga mul see unistus ikkagi veel kestab. Ja kooris ma ka olen nagu kirjas, aga ma olen väga halb proovides käia, siis peab vabandust paluma koorijuhi ees. Et selles mõttes ma ikkagi nagu üritan, aga jah, tõesti, kui mul on vaba aeg, siis ma üldiselt lihtsalt nagu magan või loen. Molutan, jah. Vaatad telekat ka? Ma ikka katsun nagu olla kursis, et mis meil on. Kui mõni uus saade tuleb, ma ikkagi esimese osa vähemalt vaatan ära ja vahelt ka pikemalt. Kuule, sa said EFTA-l ju... Jumal, siis 100 aastat tagasi. Ei ole, see on mõni aasta tagasi. Sa said parima reporteri auhinna. See oli ka viimane au, peale järgmine aasta enam ei antud seda auhinna välja. Ma ei tea, mis... See auhind kadus üldse, see nominatsioon. Jumal tänatud. Ma ei tea, võib-olla kunagi tuleb veel tagasi. Jumal tänatud, et said selle kätte õige läheb. Aga mis mind hämmastas, kui ma lugesin, kui sa oled selle kohta rääkinud ka, et kui sa läksid seda vastu võtma, sa olid nii ebakindel. Sa ütlesid, et ma ei ole seda väärt. Kuidas inimene saab enda kohta niimoodi öelda? Ma olin too aeg eriti, ma olin ju alles läinud Ringvaatusega. Ma polnud midagi teinudki. Mis aastas oli? 2022 või 1
no midagi kuule, halloo, paar aastat tagasi. No jaa, aga ikkagi nagu väga, ma olin nii kuidagi algaja ja eks ma olen praegu ka, ma üldse ei tunne ennast nagu kuidagi, mul on ka täna siia tulles ja ma tulin sellepärast, et sina kutsusid, aga ma ei tunne, et mul oleks midagi öelda Eesti rahvale midagi suurt. Vaat nüüd ütled, mis meil siin on valesti, ise oled ajakirjanik ja ütledki, saad suu puhtaks rääkida, mis on Eesti Vabariigis valesti, mis on hästi. Need kõik hakkab tulema otsas. Et seda ma imestasin ja, et kui sa tulid ja me hakkasime esimest seda väikest eelintervjuud tegema, sa ütlesid, et sul närvis. Väga. Miks? Sest et ma ei ole kuidagi nagu, ma ikkagi võtan ennast kui nagu, et minu töö on tuua teiste lugusid ette, mitte ise rääkida. Ei, aga see ongi see mõte, et täna me viskame sind külmas kohas vette, et sa saaksid tunda, mis tunne on nendel, keda sina intervjueerid. Hariduslikult väga. Just. Ja, ma nõus. Sest see ei ole lihtne tegelikult olla teisel pool lauda. Ja ma järjest rohkem nagu nende kogemuste pärast hakkan kuidagi hindama seda. Et tore, et sa julgesid ikkagi tulla. Väga tore, et sa kutsusid. Just, aga kus see ebakindlus nagu tuleb, et kas sind on kuuli ajal kuidagi siis natukene nagu, mina mõtlen ise küll, et ma olen erinevate inimestega intervjuusid teinud ja ise ennastki mõtlen, et meid tapetakse või neid ei tapeta, vaid kuidagi surutakse alla just selles kõige õrnemas eas natukene. Jaa, ma kindlasti ei saaks öelda, et ma olin koolikiusatav, mul oli nii raske elu, seda kindlasti mitte. Ma mäletan küll, et kuidas mingid aasta vanemad poisid kutsusid mind prillipapaks, aga ma nagu, come on, lõpetage ära. Just, et selles mõttes mul ei ole nagu mingisugust sellist traagilist lugu ei ole seal taga. Aga ega ma ei tea, ma vist lihtsalt kogu aeg kuidagi olen kahelnud endas hästi palju ja ma ei arva, et see on tingimata halb, kindlasti mingites kohtades võiksin ma olla enesekindlam, aga küllap see tuleb ajaga siis ühel hetkel. Et ma tõesti tea, kust see on tulnud, et mul ei ole nagu mingit mälestust mingist, ma ei tea, et oleksin saanud kuskilt mingit hirmsat kriitikat või mul on tõenäoliselt see tubli tüdruku sündroom, mis väga paljudel minu ealistel tüdrukutel on ja see vist teeb oma töö siis. Ja see on see saavutamisvajadus, et vaata, osadel on ju nii, et oi, nüüd ma olen juba 25 ja siis vaatad, polegi nagu midagi jaoks, on ju. No just, siis olen nüüd saab 29. Nii, no kuule, halloo, kas sa oled loll või? Tead, mida ma 29 aastaselt tegin? Ma ei teadnud ohusist midagi. Karjäärist ei olnud juttugi. Kas sa oled lollakas või? Ei, ma kuidagi katsun ka seda võtta. Kuigi ikkagi 2025 kukkas, ma korra mõtlesin appi, ma saan 30 aasta. Mis on tegelikult on ju, kõik on veel ees. Aga jah, ikkagi mingi pool aju räägib. Kas see on nagu ikkagi, no ma mõtlen, vahel on ju vanemad on sellised, kes ootavad, oi, ma tahan, et mu laps läheb arsti õppima või juristi või... Ei olnud, ma arvan, mul on kuidagi... Mul ei olnud kunagi seda, et ma ise kuidagi olen hästi lapsest saati hästi tahtnud olla hästi tubli ja ma ei tea, mis selle põhjus on. Võib-olla see on kuskil mingi sügav psühholoogiline mingi asi, millest ma ise ei saa aru, aga mul ei olnud kunagi nii, et kui ma ei tea, et ma läksin 3 koju ja sain peksa või midagi sellist nagu ei olnud, lihtsalt ei olnud. Ma ei tea, jah. Võib-olla mul mingi nagu hirm oli või selles mõttes, et nurka ikka pandi ja niimoodi, aga nurka pandi Helerit, mille eest väga tutistatud laps olnud. Midagi valesti, siis tuka-tuka. Võib-olla see ongi, et kui mingi, ma ei tea, mingi lasteaia ajast ja paar kogemust, võib-olla see tõesti siis mõjutab nii palju. Laoleti, ma olen psühholoogi rollist. Aga ma ei tea, nagu, mis need võisid olla. Kasvatajatädi tulid küll. Kui sa ei söö oma saia praegu ära, siis võtan sul. Ei, aga mul olid väga toredad kasvatajatädid ka, et siis mõttes ma ei oska nagu näpu peale panna, et kust või mis, aga jah, see on lihtsalt kogu aeg olnud niimoodi. Ja võib-olla on ka nüüd see, et nüüd kui ma nagu olen vanem ja oskan analüüsida asju, et siis ma lihtsalt, mingid asjad on nagu rituaalid või mul ongi, et kui ma ei muretse enne hästi palju, siis äkki läheb halvasti või kuidagi, ma olen harjunud seda tegema lihtsalt kogu aeg ja siis sellepärast ma muretsen hästi palju ja muretsen hästi palju pärast ja siis muretsen hästi palju kogu aeg, et äkki siis see on, et sellepärast on läinud enam-vähem hästi asjad. Et sa mõtled, et kui näitajad tihti ütlevad kusjuures seda, et kui nendel ei ole seda tunnet enne lavale minek, siis et täna pekki läheb ja siis nad teevad ka mingid surmur rituaale seal on ju. Ja siis, kui nad ei tee neid, siis nad ütlevad, lähebki pekki.
see on õudne ju, nii ei tohi elada. Ei tohi jah, sellest tuleb kuidagi lahti saada, aga ma veel ei tea, kuidas. Aga kas sa oled no me jälle küsin. Jaa, ma käin psühholoogi juures. Käid ikkagi, jah. Kaua sa oled käinud seal? Issand. Kogu elu? Mitte kogu elu, aga viimased mingi 5 aastat äkki küll või? Okei. Ikka pikalt, jah. No aga sa tunned ka, et see muutus tuleb step by step siis? Ta vist nagu tuleb, ma olen paar korda vahetanud ka, eks ole. Ja et siis nagu jälle läheb paremaks. Praegu mul väga tore psühholoog, selles mõttes ikkagi vist... Ma olen ise lihtsalt laisk, et ma peaks tegema rohkem neid asju, mis ta mulle ütleb, et tee. Aga ma kuidagi hästi lihtsasti nagu... Kas psühholoog, ma ei ole kunagi psühholoogi juures käinud, on ju. Ma sellepärast küsin huvi pärast, et kas ta annab mingeid ülesandeid ka? No jaa, need on mingid need mustri ülesanded umbes, et kui sa mõtled, et ma olen mõõdetu ja kõik läheb valesti, et siis katsu mõelda, mis on vastuargumendid sellele. Aga selles hetkes ma väga unustan ära selle, et ma pean mõtlema nüüd vastuargumente välja. Et see lihtsalt tuleb nagu mehaaniliselt teha tööd. Aga ma olen olnud halb, nagu ma olen ikka tohutult laisk inimene selles osas küll, et ma ei ole seda viitsinud teha. Räägib laisk inimene, laisk loom istub mu vastas. Ei, aga jah, selles mõttes, kui ma arvan, et kui ennast kokku võtta, see on nagu töö küsimus lihtsalt. Ja kunagi sul ju ei ole ka tööalaselt, kui sa nüüd mõtled, mis võiks aidata, nagu on see, et sa ei ole ju ka saanud mingit tohutut kriitika, laviin. Ei ole vist, jah, ma võtan väga väikseid asju hästi nagu... Südamesse? Jah, kas südamesse, aga vähemalt nagu kuulan väga või... et ma ei võta nagu isiklikult, aga ma nagu... Ma mõtlen, et jah, ja siis hakkan ise ka kohe, et selle oleks võinud, selle oleks võinud ja selle oleks võinud ja oligi nii. Et see jääb siin nagu ketrama. Ja. See tagasiside. Selles mõttes küll, et see ei pea olema mingisugune, et ma ei tea, keerasid mingi saate täiesti ussi, aga et kui juba nagu, jah, et ma väga nagu ikkagi kuulen. Elerile ei tohi öelda sellisi asju. Peab ütlema asju. No jaa, aga kui see paneb sind ketrama, siis see ei ole okei. Siis teed järgmine kord paremini, siis on nagu... Niimoodi ei saa elada, niimoodi võib lolliks minna ja... ma mõtlen, ma nii võib ka lolliks minna, et midagi ei ütle, jumala eest elad oma pilve peal, mõtled, et küll mina olen kõik maailma kõige tublim inimene. Ei, no okei, ütlemises on ka omad meetodid, aga mingid sellised harjutusi ei tee, sest mina olen oma nagu saadetes, kuulubki mind saadetes õppinud, on õpetatud lausa, vaata endal on ka vahel mingisugune ärevuse hoog ja tõesti, täpselt see, mis sa kõik rääkisid praegu, on ju, siis on täiesti sellised füüsilised harjutused olemas, toksid ennast ja siia teed igasuguseid asju ja... Ma pean proovima neid, ma pean vaatama sul. Vaatama, mul on väga häid harjutusi ja need päriselt isegi toimivad. Et selles on mõttes, kas on mingid pahesid ka on näiteks nagu, no mind süüdistatakse loomulikult, ma joon liiga palju šampanjat ja nii edasi. Kas sul on ka mingid sellised asjad nagu, et mitte, et sa nüüd kogu ilma rahva ette peaksid neid tooma, aga... Jeesus, ei, ma mõtled, et sellel aastal söön vähem saia, joon vähem kohvi. Ma närin küüsi, ma pean sellest lahti saama. Ja ma olen seda teinud terve elu ja ma iga aasta luban endale, et ma saan sellel aastal, ma saan tahtejõuga lahti ja ma ei ole saanud. Ja ma olen proovinud nagu mingeid kõiki asju, mingid igast, mis iganes need on mingid. Pannakse ju mingeid asju. Kleeps, kõik. Mitte ükski asi ei ole toiminud, aga sellel aastal ma nüüd lõpuks saan, võtan ennast kokku. See on mul küll asi, millest ma tahan lahti saada. Aga muidu vist võib-olla ma ei tea, kas see on pahe, sest et peab peol ka käima ja ma olen nagu selles mõttes sellele aastale väga tänulik ja sest me hakkasime Brent perega tegema koos nagu neid diskosid ja mul tõesti väga meeldib see ja see on olnud nagu väga avardav ja tore kogemus. Sa oled DJ ka veel? No, jah, ma pigem ei ütleks DJ, sest ma ei oska nagu miks asju. Teed seal tagasi? Põhimõtteliselt paned plaadi peale? Ja tunnetad, et mis sellele saalile võiks praegu peale minna ja siis ma ütleks, valin muusikat on see, vist on õige. Aga need on tõesti nagu väga toredad õhtud, et tuleb palju sõpru, tuleb alati kohale, tuleb inimesi, kellega ma olen kohtunud seal pidudel, kes on ka nüüd sõbrad ja siis see kõik on kuidagi hästi nagu vabastav ja see võib-olla endale ka kuidagi niimoodi, et kui muidu ikkagi käid tööl ja käid niimoodi riides ja nii ka, et siis need peod on kuidagi sellised. Viimane kord ma panin paruka pähe ja ma tundsin ennast nii hästi. See kõik on nagu kuidagi nii nagu... Sa panid paruka sellepärast pähe, et inimesed sind ära ei tunneks. Ei, nad teavad ju selles mõttes, et nad kõik teavadki see mõelda, aga lihtsalt kuidagi, et nii kuidagi vabastav on see küll olnud, et sa saad elada mingisugust täiesti niisugust näpud püsti mingit peoelu, mida nagu muidu ka elanud, aga võib-olla nagu jah, see on väga-väga tore. No ülikooli ajal ikka oli pidustamist.
aga kuidas üldiselt, kuidas sulle tundub, et me just rääkisime, kas tunnevad ära või ei tunne ära, sa siin kaarutad nüüd bussiga seda Tartu vahet ka, kas inimesed ikkagi tunnevad sind ära, kas sulle tullakse tihti juurde? Tihti vist ei tulda, täna hommikul ma tulin kodust välja ja siis üks härra jooksis, see fonolukk läheb kinni ja ta jooksis, vabandust, hoidke lahti, tere proua Eleri. Proua Eleri! Päris õudne oli. Aga selles mõttes küll, et vist Eesti inimene pigem tuleb juurde ja ütleb nagu hästi, et näost nägu ei öelda. Ja selja taga öeldakse halvasti. Aga see selleks, et vähemalt kui midagi öeldakse, siis need on olnud nagu toredad kogemused. Ma juba teatris ka, kui oled garderoobis, siis ikkagi inimesed satuvad segadusse. Kas te teete siin mingit saadet? Kas kuskil on varjatud kaamera? Ma ei taha kaamerasse jääda. Just, jumala eest, võtke eemale. Jäävad sinuga pikemaks rääkima ja siis teised peavad seal järjekorras passima. Mul on juba meetodid, kuidas või nagu viisakalt ütlen ja võtan juba järgmise ja juba lähen ära. See on alati hästi tore, aga jah, tõesti riiete vahel. Me puudutasime natuke selles eelmises videos ka, ma ütlesin, et miks sa ei koli juba Tallinnasse, sa teed siin nii palju tööd ja käid mitu korda Tallinna vahet, aga sa elad seal oma supilinnas, nagu ma aru saan. Kas see on nüüd mingisugune ikkagi selline kuuluvuse tunne, et sa tunned, et sa oled nagu ümbritsetud turvalises kohas just? Jaa, mul on kuidagi, kuna ma olen pärit ju väga väiksest kohast, et siis Tootsist, mida väga paljud inimesed üldse ei teagi, aga see on Pärnu lähedal. Vanemad inimesed teavad, et briketti tuli sealt enam ei tule. Aga siis ma mõtlengi, et võib-olla ma nagu läksin gümnaasiumisse Pärnusse, mis oli minu jaoks juba suur linn ja siis läksin ülikooli Tartusse, mis oli minu jaoks juba veel suurem linn, et võib-olla ma pean veel natukene ootama, et tulla Tallinnasse, mis on tohutult suur linn minu jaoks. Mul tõesti on seal nagu tore olla, kõik asjad on 15 minuti kaugusel. Ma alati näen mõnda toredat inimest, kui ma kõnnin tööle, see on väga kuidagi, ja mul on seal kuidagi tore olla. Ja nüüd ma just eile tulin peale pikka nagu suve või jõulu ja aastavahetuspausi Tallinnasse, siis vaatasin, et kardinad saab ette panna, aga et see uus Arteri maja, see Swedbanki silt paistab mulle tuppa sisse. Mul tuba on oranž ja bussi oma lähedal seal. See paistab mulle ka tuppa ja see on nii õudne. Ma vaatasin, et see on natuke selline nagu kuldne päike ja see on võltspäike ja ma kuradi länjakas. Ma just eile või üle jälle vaatasin seda ja siis ma mõtlesin, kas kuidagi on võimalik öelda, et see väga mõjutab minu pakesse kinni. Aga ma olen Tartusse ja seal mul on nagu vaikus, pimedus ja kõik ikkagi. Et saad olla nagu? Jah, mul on öösel täielik vaikus, kui ma siin seal Jukentali tänava kõrval elan, siis ikkagi sõidab kiirabi mööda või no ikka mingi elu käib, on ju. Mul ei ole mingid uneprobleeme selle pärast ega midagi, aga lihtsalt kuidagi jah. Ma vist ikka olen nagu südames nagu maakas, selles mõttes küll. Käib siis vahetevahel piilub siia Tallinnas. Ja see võib-olla hoiab ka nagu mingisuguse põnevuse või mingisuguse... Või see tekitab vaheldusrikkuse. Et sa ei väsi siin ära, sest kui ma tahan ära minna, siis ma olen ära, siis ma väsin ka Tartust ära ikkagi mingisugune, kui ma olen seal nädalaga järjest olnud, siis ma olen juba tahaks, et siis ma tulen siia ja selles mõttes on nagu tore. Sa reisida armastad? Jaa, väga ja. Kuigi ma ei ole käinud mingisugustel tais või põnevates kohtades, aga ma teen hästi spontaanselt selliseid asju, et ma nüüd just vaatasin, et mul on see nädalavahetus vaba ja ostsin piletit Londonisse. Sain suht odavad ka isegi viimase hetke piletite kohta. Nagu, ja siis nüüd lähen vist reedel ja tulen tagasi. Siis mul kuidagi nagu see ikkagi mingi keskkonna, juba kui inimesed ümber räägivad kas või läti keeles, siis see on kuidagi väga nagu tore. Äge. Selles mõttes nii armas. Tahaks öelda sulle, et söö sai, aga me ei saa veel öelda, ei ära sööme. Intervjuule läbi. Suusaia teid. Aga võib-olla selline asi ka, et inimestel on jäänud mulje, et sa oled hästi positiivne, hästi rõõmsameelne, kõik on nagu pealtpoolt on nagu nii hästi. Me teame, et me kõik peidame, eks ole, neid oma asjakesi ja rääkisime sellest natuke. Psüühilisest poolest ka, aga järsku sul on mingi nõuanne ikkagi ka inimestele, et kui ikkagi on väga kurb ja väga nagu selline kehva olla, no üks asi on kindlasti sõbrad päästavad, eks ole, keskkonnavahetus juba mainisime. Aga kas sul on nagu mingit sellist, mis siin nagu tõmbab selle ree peale tagasi? Vahel on nagu enough is enough, nagu tõesti, et tundub, et nüüd on nagu kõik.
kas sul on mingi salanipp ka, et mul vist salanippi ei ole. Mul on vist lihtsalt nii, et nagu tempo on peal ja siis tuleb võtta kokku ennast. Et ei kas saa vägisi? nagu, ja lõpuks ikkagi nagu kõik ju läheb kas ikkagi arvad, et töö päästab nagu? Ma tean, et see ei ole tõenäoliselt tervislik ja kõik vaidleks mulle vastu, aga ma lihtsalt praegu jah, vist või kui vähegi võimalik, siis magada välja. Magamine aitab ka alati on värske peaga parem olla ja targem olla. Sest kui inimesed vaatavad sind läbi telebusseri ja siis vaatavad, tõesti seal alati naerad, sa peadki naeratama, sa ei saa hakata seal nutma, puhkema või oled kuri, on ju. Et küll see on kihvt töö. Kas sul on nagu öelda ikkagi midagi nagu hoiatavat ka, et arvesta nüüd sellega ka? No läbipõlemisoht on ju väga suur ja ega ma vist ka olen, aga ma ei tea, mul ei ole diagnoosi, nii et ma ei julge öelda. Ja mul on kuskil mingi naistele, Õhtulehes vist mingi kuskil rääkisid, et sa oled läbi põlenud ikka väga kõvasti. Tegid ka mingid bakatööd või mingit asja? Ma uurisin seda, et kuidas noored ajakirjanikud muretsevad liiga palju. Siis läksin ise, astusin samade read otsa. Aga mille pärast noor ajakirjanik muretseb kõige rohkem? Mis asi see on? Ma arvan, kui sa töötad siukses kohas, kus on see uudise link jookseb, siis see sama tempo lihtsalt üks hetk, no see on adrenaliin, aga see üks hetk sa lihtsalt ketrad ennast nii hulluks, et see nagu jooksed maha selle lindi pealt ise. Et see võib-olla on. Ja üks asi, mis ka inimestel väga palju on helistamishirm, mis mul endal on ka tohutu suur. Kardan väga helistada inimestele. Aga see läheb jälle üle. Ja siis, sest et meiliga sa ei saa inimesi kätte, nad vastavad sul nädalaga hiljem, see kõik on ilgelt tüütu, sa tead, et kui ma teen need kõned ära, et mul on täna õhtuks korras, mul kirjas kõik on hästi, aga see mingisugune, ma ei tea, mingisugune enese väljendus või kuidagi ära rääkimis, see on vist ei saamise hirm, ma arvan, see on korvi saamise hirm tegelikult, see helistamise hirm. Ma pean ketrana peast ka mõtlen, kas mul on ka seda, kõigil on see hirm, loomulikult, kui see on tuntud inimene, aga sa ei ole isiklikult temaga tuttav, on ju. No siis eriti. Et kui sa nüüd mulle tulevikus helistad, siis ma ei mäleta, kas sa helistasid mulle või sa kirjutasid mulle. Ma helistasin sulle. Helistasid, eks ole? Ja. Kuidas sa mulle julgesid helistada? Ma ei tea, see tundub tore. Kurat, mis sa segad mind? Ja meie toimetaja Teet, kes on teinud sinuga koos saadet koduteed, siis tema ütles, on väga tore. See Reiko helistas mulle eile, et tead, kuidas ma vastasin talle, see oli jõudne. Niimoodi ei tohi kunagi vastata kellegile, palun. Et mul oli tõesti kiire ja auto ootas all ja midagi oli veel tegemata ja Reiko helistab ja ma tean, ma võtan toru, no ja mis nüüd siis jälle on? Sest ma tean, et nendel on see ringvaates vahel nii viimase piiri peal ja keegi jätab tulemata ja siis sind aseb. Ja tule nüüd poole tunni pärast. No mis siis nüüd on? Ma mõtlesin, aga tema lihtsalt läks südamlikult plahvatas naerma. Ja siis mõtlesin, tõmbas mul ka selle pinge maha. Reiko on meister, rääkimise meister. Ta suudab sul Berliinist ka rääkida inimese juhtuks saatest. Et ma tahan nagu selle, ma mõtlen, et kus see Anne tuleb, et ma mõtlen tihti tema peale, kui mul on endal mingi selline tupikseis. Kurat, ma ei saa teda kuidagi hommikuseks staariga saatesse, sest et ta on see ülve inimene, aga küll ma ühel päeval vorsti vastu, ma ei lähe ka tema saatesse ja siis vaatame, kuidas need asjad käivad. Aga kui sulle ei öeldakse, siis sa ei võta ju seda ometigi isiklikult. Ei, enam ei võta. Noorena ikka võtsin või kuidagi alguses, aga ei võta. Ma võib-olla, ja ma ka võib-olla olen selles mõttes nagu halb ajakirjanik, et ma väga palju ei suru, et ma ikkagi nagu, ei on ei. Et see ei tähenda, et ma esimese ei peale kohe annan alla, rohkem ei proovi, aga kui ma juba 3. korda saan, et ei, ma kohe ei taha, siis ma kindlasti nagu, vähemalt hoian mingi aja vahet ja proovin siis uuesti või kuidagi niiviisi, et selles mõttes jah. Aga see on ka puhtalt ju trennivärk ja kogemuse värk, et ongi, kui sa oled juba helistanud ja siis on juba hea tunne, kui on helistatud ja tehtud ja see korras, just. Et noorele ajakirjale kindlasti teoorias oleme hästi kõvad, sest seda õpetatakse ju teile koolis ka. Aga miks see päriselus ei toimi? Ma ei tea. Et kus see jupakas tuleb nagu siis vastu? Tohutu hirm on ees. Ja sina, ma pean sinule ütlema tõesti, sina ära üldse karda, sest inimesed väga-väga armastavad sind. Ja kui nad ütlevad sulle ei, siis see on väga põhjendatud. See on number 1, kas nendel tõesti ei ole aega või nad ei taha olla avalikkuse ees. Mis on ka okei. Mis on ka okei, on ju, või nad lihtsalt on halb päev.
on ju. Absoluutselt. Ja põhiline, mis ma paluksin ka inimestel alati teha, olge ausad, et ei ole vaja välja mõelda, olen haige. Ja ma ütlen sulle 3 päeva pärast, kui sa tead praegu, et sa ei tahti, ütle kohe. Just. Kõigil on lihtsam, lähme edasi. Just. Kummi. Täpselt. Aga mis sind kõige rohkem on kurvastanud, mida ma mõtlen selle üldse töö juures, et me rääkisime küll sellest, et sa teed seda pardirallit ja asja, see on nagu kurb, aga ma mõtlen, et mingi asi või siis selline asi, kas sind on üldse võimalik solvata millegi? Mis sind solvama paneb? Kui sa selle nagu ütleksid, siis võib-olla mõni teine ka teaks, et ärge palun niimoodi tehke. Ma ei teagi, kas ma nagu no keerutamine, sa ütlesid just. No jah, see ei pane nagu solvuks, see lihtsalt teeb võib-olla nagu, et me säästaks kõigi aega ju. Ma otsin järgmise inimese siis või selles mõttes jah, võib-olla nagu nii raske küsimus. Jah, aga ma need on rasked küsimused, on väga veel. Ise esitad kogu aeg raskeid küsimusi teistele, vaat palun vasta. Mind võib-olla nagu vahepeal ma ei tea, kas kurvastab, aga võib-olla mingi siukse kerge nördimuse tekitab see, kui on enda meelest tulnud väga hea lugu välja, mida ei juhtu ilgelt tihti, aga siiski vahepeal juhtub. Aga ja siis see kuidagi nagu kaob ära või ma ei tea, või nagu portaal, no nemad teevad oma otsused ise, on ju, et mida panna ERR-i portaali üles ja mida mitte ja võib-olla vahepeal mõni lugu ei olegi väärt panemist, et lihtsalt, et kui see nagu kaob ära või et ongi, et no ega inimesed ka väga palju ei viitsi ju järele vaadata, on ju, et siis see kuidagi jääb nagu et sul töö tunne, et see oleks väärt, et seal oleks olnud võib-olla väärinud suuremat tähelepanu, aga seda juhtub väga tihti, lihtsalt mõne üksiku looga võib-olla vahepeal ja aga no samas see on ju ka meie nagu igapäev, et ka Ringvaadet sa teed nii, et saade on eetris ja homme me alustame põhimõtteliselt tühja lehega, on ju, et selles mõttes see on selle töö eripära, et siin ei saa nii, et aga kas sa ei ole ka selline rinde eest rügija, et sa lähed ja ütled, et kuulge, väga vabandame, ma tegin väga olulise loo või et see teema on tegelikult väga oluline, see peaks olema tugevamalt esi. Võib-olla mõnel puhul võiks sa ei ole selline? Ma väga ei ole ja vaata. Vaata mind! Ma ei lähe mingi. Ei, ma ei mõtlegi, et sa lähed nagu trampima, aga et sa nagu ajaksid selja sirgu ja ütleksid, aga teate, et see näiteks võib-olla see pagulaste või siis lemmikloomade teema või laste teema. Seda peaks tegema rohkem, jah. Ma ise võib-olla peaksin nagu ise seisma rohkem oma allikate ja oma lugude eest. Aga ei, see ei ole nagu ka mingi suur asi, ma ei tea, nagu jah. Aga sind allikate puhul vahel see ei solva, et sa võtame teistpidise versiooni, et sa oled väga hea loo enda arust ära teinud selle inimesega või grupiga ja siis need inimesed hakkavad järsku naksutama ja ütlevad, see ei olnud ikka päris see, sa nagu keerasid selle üle vindi. Ei, vist ei ole, sest no ma mõtlen ka selles mõttes, et meil ju telemõttes on väga, et see on sinu suu, mis räägib, et sa ei saa öelda, et ma kuidagi panin need sõnad teistpidi. No ma mõtlen just kirjutava puhul on tõenäoliselt hästi keerulise või kui ma ise tegin intervjuusi, et pärast ei saaks ümber kallata seda. Just täpselt, sa näed seal, sina ütled, et see ei ole AI-ga. Jaa, aga nad võivad ka öelda sulle seda, et sina panid mulle selle jutu sugu. Jaa. No. On sul olnud midagi taolist? Mul on olnud võib-olla mingid kohad, kus ma ise teengi mingid vead nagu mingid. Ei, aga mul vist ei ole olnud nagu sellist... Et pärast keegi avaldab nördimust, ütleb, kuidas sa ikkagi tegid ja see oli nii halb, see mõjutas minu tulevast elu. Ei, süüdist vist ei ole olnud, jah. Võib-olla nad on mõelnud nii, aga nad pole mulle öelnud. Võib-olla on selles mõttes läinud hästi. Kuule, meie aeg hakkab veerema lõpu poole ja saiad on ka ootavad ja kõik on söömata veel. Aga lõpetuseks ikkagi sellise kogemuse pealt, sa oled nüüd aastaid ja aastaid töötanud reporterina, sa oled saanud EFTA auhinna, sa oled piedestaalil. No ütle mingisugune nipp või mingi asi või mis teeb ikkagi, või keda sina ise jomaldad ja no sa siin ütled, et Ulf Saki poole vaatad alt üles, aga ta ei ole ajakirjanik. Et võib-olla telemaastikul. Anu Välbak, ta on nii tore inimene. Ta ongi siuke, nagu ta on ekraanil. Ta on täiesti vabustav.
ja pluss tema puhul on ka väga tore see, et iga kord, kui sa teda koridoris näed, siis ta ütleb inimestele hästi, mis on haruldane üldiselt inimeste seas, aga tõesti minu meelest ta on väga ärarääkija, tema, nagu sa ütlesid, kuulab inimest, ma tõesti, ma lapsest saati olen talle vaadanud alt üles ja tõenäoliselt jätkan seda. Et tema on justkui sinule selliseks eeskujuks. Ja võib öelda küll nii. Ja kui Reikop ja kõik, terve meie toimetus, meie vastutav toimetaja Kai Väärtmann, täiesti, kuidas tal tulevad ideed, kuidas ta leiab mingid nurgad, mida mitte kunagi ei ole keegi välja mõeldud. Ma iga päev ikkagi vaimustun nendest inimestest, kellega ma saan koos töötada. See on kõige parem kool tegelikult. Tenemas on väga palju väga toredaid inimesi. Ma ikka iga päev jälle nagu olen hästi õnnelik selle üle, et mul on õnn nendega teha. Kuidas jala üldse ukse vahele said Eesti Televisioonis? Ma läksin AK-se praktikale. Selles mõttes küll, et väga paljud ka tahavad ja on väga palju seda, et ega kui sul seal ei ole onu, tädi, ema, isa tööd, et ega siis ei saa. Mul tõesti ei ole mitte kedagi telemajas, kelle juurde saaks minna. Kuidas sa selle varba said sinna? Ma olin käinud meie salvestusel, kunagi klassiga käisime, läksime 8. klassiga Maira Aunaste saate meie salvestusel. Oli ainus kord elus, kus ma olin enne telemajas käinud. Aga siis ma läksin AK-sse praktikale ja siis kuidagi tegin ära ja siis ma juba Tartus, nad olid mingi, et tule asenda paar korda ja siis ma asendasin ja siis Kajar Kase helistas mulle, kes oli siis Ringvaatet vastutav toimetaja, ütles, et äkki sa tahaks hoopis Ringvaatet teha ja mul just oli tulnud see tunne, et võib-olla tahaks hoopis Ringvaatet teha ja siis kuidagi nagu vedas väga hästi kokku. Sul on vedanud? Mul on väga palju vedanud ja selles mõttes on tõesti, et ma ei ole pidanud hullult nagu palun võtke mind tööle tegema, sest ma tõesti nagu vist lihtsalt olen kuidagi. Millega me jõuame sinna, et sa oled väga hea tööd teinud, sa oled ennast tõestanud, sest muidu oleks sind juba vaikselt nihutatud kuhugi sinna riiulisse ära. Ehk siis see peaks sinu enesehinnangut küll natukene tõsta. Et midagi sa oled head, hästi teinud, et sinust lahti ei taheta saada. Tahetud saada, jah. No selles mõttes tõesti, meil inimesi on vähe, tööd on palju, et seda igavust ei ole veel tulnud. Ringvaade on väga tore saade. Eesti Laul tuleb jälle. Ma olen väga elevil. Selles mõttes, et Kuule, aga kas on jälle lõpetuseks, nüüd on 3. kord lõpetamine, kas on mingi asi ikkagi, kas sa, kindlasti seda on 100 korda sult küsitud, kas sa tahaksid mingit täiesti konkreetset oma saadet, näiteks nagu Anu Valbal ongi 1 kord nädalas, sa tahad seda asja teha ja täie rinnal ja pühendumusega? Vist ei ole. Ma saan nii palju, mul on praegu täpselt see aeg, ma olen nagu oma peas mõelnud ära, kui ma olin äkki 25, siis ma mõtlesin, et välja sellise tärmini, mitte mingi põhjendusega, et kui ma olen 32, et siis ma nagu rahunen maha. Ja siis praegu see on juba lähemale jõudnud, siis vaatab, kas see on ka päriselt nii, aga et praegu mul on tõesti see, et mul ei ole mingit tohutut, ma ei tea, hullult karjääri tegemist soovi. Paljud inimesed ka küsivad, et mis mõttes, et sa pead ju tahtma kuhugi jõuda. Aga minu meelest on Ringvaade on nii huvitav teha, et mul tõesti praegu on see kõige nagu vaheldusrikkam töö, mida ma oskan tahta. Pluss ma saan ju kõrvale teha mingit 100 asja, laske mind lavale või mõni laulupeost tegime top-filmi, et selles mõttes mul on väga vedanud, et mulle nagu lihtsalt tilguvad mingid tööd, mida on tore teha. Vikerraadiot sai teha see aasta esimest korda, ülitore oli, väga-väga tore. Tegid Vikerraadiot või millal hommikuprogramm? Lõpp mul üli palju meeldib see saade ja siis Mirko helistas mulle, et kas sa tahad teha? Muidugi tahan, nii tore. Väga-väga tore oli. Et selles mõttes on tõesti nagu... No ühesõnaga, sa oled Eesti Rahvusringhäälingus ja seal sa oled forever. Juba sain... Ma ei tea, kas ma lähen jalad ees. Sa oled sama nagu Reikop, Välba, Reet Linna, kes teil on see... Võib-olla mul praegu on veel seal, ma ei tea, kes ikka elu lõpuni ei jaksa ju keegi olla ühes kohas. Ole ikka, sest meil on selliseid häid inimesi vaja. No vaatame, mis sest kõigest saab. Ja praegu on huvitav, praegu ma küll ei taha kuskil minna. Yes, korra. Aitäh sulle. Ime toreda intervjuu eest. Elasid üle.